Pange sinna akna poole, kus on need 2 tooli seal praegu. Äripäevast on meil Ragnar. Tervist, Tartu. On kohale jõudsin. Siia jõudmine on alati logistiline kaos. Ma tegin päris mitu tiiru. Et jõuda nagu õigele tänavale. See on mul alati väga keeruline. Mina kasutan seda võimalust, ma tulen alati ühte reeti. Ma ei ole mäleta, mis teed pidi ma tulin. Kust ma peaksin teadma, mis teed pidi ma eelmine kord tulin? Ma tulin, ega mina ei tea, kuidas ma tulin. Ma ei tulnud kunagi otse, ma tuleks alati ühte tiiru pidi, otse isegi on eesmärk. Sealt Hiru väravate juures keerad kaubahalli juurde, siis läbi parkla, siis tuled. Okei, Teie oluliselt meil see, et ma tulin Balti jaama poolt, et tegelikult selles mõttes see seekord ka ei oleks töötanud. Siis küll ja vaat see on. Siis on vaja kinni. Okei. Kuule. Tehtud vaata, Liisa. Mis sa siis ei küsinud abi? Ma kogu aeg mõtlesin, et miks sa ei tee seda nagu... Ei oota, nüüd ma ei ole seda õigustada, miks ma ei teinud seda ka. Et päeva jooksul sa võid hoida siia ukse lähedale selles mõttes, et kui tuleb näiteks mingi 1:30 toitlustus, eks ole. Tere, mulle sisse, mis tuleb sisse lasta ja nii edasi, et või see võib olla kuskil seal, et see võib kuskil olla siin, et kui inimesed tulevad siis, sinna, ma panen siin küttega vaadata. Ja riided saab panna sinna väiksesse tasku. Kas sama kohviga või? Ei või. Kuule, Liisa, on sul tikka või? Tšäks jah. Tšäkski mulle ei sobiks. See musliast listi tõdus info või sa ei saanud siin üldse? Saad sinu arust? Ei läinud või? Kus see teadaste listist vist ei tulnud, jah? Ma ei mõelnud selle peale üldse. Igal pool, kuule. Ei, aga nad on ju kõik mujal listides ka, mis seal või ei ole. Ma lihtsalt ei mõelnud selle peale üldse sellepärast, et see tuli mul igalt poolt mujalt mitu korda. Jah, just. Peaks olema jah, sobib. Ma mõtlen ühte jõu ikka vaja. Mille jaoks? Selle ka. Ma panin tegelikult need, sa võid tassida, aga ma panin muidu need adikaid sisse tegelikult. Aga selle võib siia äärde kuskile panna ise. Siia. Ja, aga vaata, seda peab kahekesi tõstma ja lisada. Sest et sa tuleb hoida kinni seda tagumist osa korraga. Soojadagi seda.
see jahutab teid. jah, et liiga kuumaks läheb siis. Ja, just. Lahe elusuuruses inimesi näha. Kirjutasin sulle just vabanduskirja. No ma ei lugenud seda. Muidugi ma saan aru, et ma ei lugenud. Ma arvasin, et sa parem oled ju siin, eks ju? Ma kordan, kuna täna hommikul ilmus sama näituse kohta 2 arvustust Serbis, siis ma võtaks natuke mõtlemise aega, mida juurde öelda. Ja oleks 3. ka, sest ma taotlusega kirjutan, et ta kogub neid. Kogu materjal ja ma juba tegelikult ütlesin, et ta oli väga rõõmus, et teile kiire kirjutab. No jah, aga kuna sa iga töö kohta 1 lause etapp on nagu läbitud. Jah, aga 2 korda. See ongi tiba primitiivne. Et ma nagu mõtleks, et mida sa siis edasi öelda. Jah, et mitte päris sellist. See on nagu rohkem kuraatori žaan ka tegelikult. Sellist kriitikat on huvitav. Aga see väga ilmekalt tõi välja selle küsimuse, kas ajakirjandus peaks näitusi nagu propageerima või kritiseerima. Me oleme selle dilemma vahel olnud ju kogu aeg. Üks ja sama, kui tekst ilmub, siis ta nii promob kui ka ega see ei välista või teine. Siiski on meenutades endist siis ju on... aga meenutades endist aegade Eesti Päevalehte, kus Johannes Saare juhtimisel ilmusid valdavalt nii kriitilised artiklid, et inimesed õppisid kunsti vihkama, et siis seal ikkagi tekib mingi dialoog. Ei tohi kõiki mõtteid ära rääkida ukse all veel praegu. Pärast on siuke tunne, et sa oled juba öelnud seda ja sa ei ütle. Seda võiks jah tõesti eespool. Ei, räägi. Mitte kõike. See oli täpselt. Mikrofon on lahti, siis ma ei räägi. Ei, ma ei muretsegi. Ma muretsen just, et sul jääb rääkimata, et siis on baas. Siis saab tsiteerida. Kuidas? Kas sa kirjutad e-le? Jah. Aga siis on see hoopis midagi muud. Ja see ilmub pärast sellist distantsi. See on juba nagu meta. No ongi, ma saan aru. Jah. Mina kohe nagu tunnen, et ma vähemalt püüan e-le kirjutada teistmoodi alati kui Päevalehele. No väga normaalne. See on nagu, see on ajakirja. Ei no mul tekkis selle Tootseni filmiga suke probleem, et mul tekkis tahtmine sellest kirjutada, et samal ajal kui ma kirjutan, ilmub kogu aeg midagi. Et noh, et see ondas nagu üks absurdse situatsiooni, et võiks juba ka nagu kuidagi kajastada seda, mis on juba ilmunud, aga samal ajal, kui ma kirjutan, kogu aeg ilmub, et siis... Kas see uudis, et on loota, kui see hakkaks uuesti päris ajakirjaks, et 4 korda aastas, kas see toob ka midagi muud positiivset kaasa või ainult tsükli hajutamise? Ei, see toob muud kaasa ka, sellest on vara rääkida. Selge. Kui kirjatus ei ole tihti asju nagu kinni rääkida. Seda ma tahtsingi teada, kas see on nüüd nagu fakt? Sellepärast... No see ilmselt ei ole veel fakt, sa kuulsid praegu, et ei ole veel kinnistatud. Ei, 4 korda aastas küll, aga ma tahan natuke sisulist prestata. Kunsti ajaloolased vaatavad tagasi ja kunstnikud vaatavad edasi ja kunsti ajaloolane ei saa kunstnik edasivaatamises asendada. Aga ütleme, kuraator on siis veel see, kes peaks suutma kuidagi nagu seal vahepeal mingit kommunikatsiooni tekitada. Vaata see probleem, mida ma püüdnud siin nagu kunstniku selleks teha, et ärge nüüd selles mõttes, et ma saan aru, et ilmub vähe, aga kriitikud on põhimõtteliselt nagu umbes sama kurvas situatsioonis, et ma võin ju kirjutada, aga kedagi ei huvita või noh, et ma oma teksti siiski loen ka mingis teatavas aktuaalsuses aga ta nagu ei jõuagi sinna ajalukku. No selles mõttes, et ta ei saa nagu, kriitilised tekstid saavad veel vähem nagu sellist käsitlust. No et kriitikale ei järgne nagu vastulauset või reaktsiooni või noh, et sellest ei... Ma arvan, et see tuleb siis lihtsalt lahti. Kubi korras tegemine. Edevus on toon.
mis edevus see on, kui keegi ei loe, kui keegi ei reageeri, see ei rahulda su edevust. Keegi ütleb. Vaikselt enam. Meil oli hea tekst. Mõni kunstnik vahest ütleb. Reimo Võsa-Tanksu on näiteks öelnud, talle meeldib. Oli jah. kriitik kirjutab millestki, siis ta aktualiseerib ka kunstniku tegevust ja see väljendab näiteks tema institutsionaalses karjääris, ta saab kas kutseid näitusele tema mingisugusele tekstile. Ei, seda ka ei, aga ma mõtlesin... Või tee mingisuguste preemiateni saab sillutatud saab tee jälle natukene selle muuseumi osta suunas, mis on selle kunstniku karjääri. Aga ma pidasin silmas seda teksti ennast kui sellist loomingulist akti ja selle kunstikriitika enese sisest arengut või? No, okei. Loomingu osas ma ei saa kommenteerida, ma olen alati defineerinud ennast nagu, mina ei ole loovi on teisel pool. Ei, aga sa ju teed selle teksti tähendab ja see jälgib teatavaid kaanoneid ja nii edasi. Kui sa ärkad hommikul üles ja mõtled, siis sa ei loodi. See on selline maailmavaate küsimus. Ma ärkan üles ja mõtlen, kus mu võtmed on kohvi oma tööga. Ei, aga sa kirjutades ju ka siis eksistentsi, see on suht proosaline ja ma ei näe sellest nagu ülemat. Ei, aga sa kirjutades... Ma ei näe ka teksti kirjutamisest nagu ülemat. Ei, aga sa ju reageerid teistele tekstidele, sellele kaanonile, milles nad on kirjutatud ja olen ise paratamatult selle kaanoni osa. Kellel me räägime? Kas pärast kuulavad? Kust nad kuulavad? Klassikaraadiost? Meie olemegi peale, meie adrekad on juba nii üleval. Sa veel tahad? Peab ütlema, et teade klassikaraadio lindistusest ühe võrra suurendas asja tähtsust ja vähendas kohalolu. Nad kõik loodavad pärast seda kuulata, et viitsipoodi kohe tulla. Mina, kes ma tulen 5 maja kauguselt, tükk aega mõtlesin, kas kuulata järgi või tulla kohale. No näed, kirjeldasin lihtsalt neid kilde, aga mul võttis aega, et see üles leida. Või selles mõttes, et tuvastada, mis see täpselt oli. Sau. See oli see tule. Mis tuli? Täilik kailale, see on nii hästi. See oli väga oluline praegu. Ma teen vilti. Ai, kuidas, ai. Tõesti filmist praegu. Kurat, nii. Palun. Nüüd olen sellisev reklaamtund. Tere! Ma hakkan kohe lehepoisiks. Tänane leht. Sa Müürilehe said juba, see oli ka tänane. Ma ei ole jõudnud Müürilehe taga aknava peal on tere virn, see on ka väga tänane. Ahah, ma võtan kindlasti. Et ühesõnaga, ma oleks hea meelega vastaks küll sinu debatile, sa algatasid debati, millele ma ei vastane. Sa mõtled neid naivikuid, kes kunstikriitikat loevad, jah? Ma oskaksin küll sulle vastata, et ära arva, et ma ei oskaks. Okei. See on nagu hästi julge. Aga see ei ole üldse julge, sellepärast, et vaata... Sa võtad sõna, et see... Ei, vaata hiljem. See sellepärast ei ole üldse julge, et nagu ise just ütlesid, et sa oskaks küll, aga sa ei võta. Tere tulemast siis kunstikriitika esimesele päevale, mille me nimetasime pidulikult diagnostikaks. Ehk siis, kui me põhiliselt Maria-Kristina Soomrega oleme kogu seda sündmust arutanud, siis me jõudsime järeldusele, et me peame tegelema selle nii-öelda maastiku või situatsiooni kaardistamisega ja oleme siis kokku pannud tänase päeva, mida struktureerivad siis 5 erinevat ümarlauda. Mina olen Maarja Mürk ja see on siin Märts projektiruum ning ma loodan, et me veedame siin aega kõik koos vähemalt kella 7-ni, aga loodetavasti ka edasi. Aga
veel kord sellest taustast nii-öelda, kuidas see päev kokku tuli või miks me seda teeme, on see, et kuskil, ma arvan, et eelmist aastat siin kohalikul kunstiskeenel võiksid iseloomustada sellised erinevad altpoolt tulevad algatused, mis siis püüdsid võtta nii-öelda sarvist kinni teatud probleemidel. Üks algatus nagu kunstitöötajate liikumine või kaasaegse kunstiliidu initsiatiivgrupp, see oli siis üks selline suund, aga sellega paralleelselt ja osaliselt liikmetega kattudes tekkis initsiatiiv siis taas elustada või reanimeerida siis Rahvusvahelise Kunstikriitikute Assotsiatsiooni AIKA Eesti haru. Ja selle haru nii-öelda reanimeerimisel on olnud väga mitu etappi, aga võib-olla see, mis täna siin toimub, on siis sellise peaaegu aastase sellise jõnksudega toimunud tegevuse kõige laiem väljund või avalikum väljund. Ja samal ajal on paralleelselt siis toimunud siin koos Artishokiga kunstikriitika lugemisgrupid, mis siis püüavad kokkuvõttes tõesti töötada sellega, mis on situatsioon mujal, millised probleemid siis erinevates ümarlaudades üle maailma, mida peetakse, eks ole, sellise konverentsi jet-set elustiili raames, millised probleemid üles on kerkinud. Ja samal ajal siis tõesti, et tegeleda selle kohaliku olukorraga, mis siis kolleegide hulgas toetab väga palju sellisele vaikimisi mantrale, et kõike on vähe, kõike napib, ei ole inimressurssi, ei ole raha, ei ole ajalehtedes ruumi ja pidevalt tõmbub kokku, kunsti kajastamine taandub refereeritud pressiteadete peale ja nii edasi, nii edasi. Et võib-olla seda situatsiooni mitte jääda pidama sellele halale, aga et mõelda natuke konkreetsemalt, et mida siis tuua need pooled esiteks omavahel kokku ja teiselt poolt tõesti püüda siis mõelda, et mida on võimalik teha ja siin taustal on ka see, et mida see nii-öelda kohalik kunstikriitikute koondumine võiks ära teha või võib-olla olla partneriks kas siis kriitikute vahendamisel, leidmisel ja nii edasi, nii edasi. Et see on väga, väga üldiselt selle päeva taust. Ja ma loodan, et siis need erinevad ümarlauad meil alustab Kati Ilves siis peavoolumeedia või üldmeedia blokiga. Edasi on arhitektuuri ja disainikriitika, siis edasi tuleb kunsti kajastamine siis põhiliselt erialaväljaannete kaudu, need põhiliselt 3 suurt kanalit, Kunstee, Estonian Art ja Sirp. Ja siis on omaalgatusliku kultuurimeedia blokk ning lõpuks siis püüaks arutada, et see kriitikute koondumine, kuidas see võiks toimuda, mis võiksid olla selle organisatsiooni eesmärgid, tegevusplaan, kes seda üldse peaks vedama ja nii edasi, nii edasi. Siis rääkides veel sellest tänase päeva ülesehitusest, mille nimeks on siis pidulikult diagnostika, siis oleme palunud siia, püüdsime paluda diagnostikuid Maria Mölder, muusikakriitik ja korraldaja istub minu meelest seal väikselt taskus ja samuti Maria-Kristiina Soomre ja me proovime tekitada siis siia taustale sellise jooksvad kommentaarid, millest siis moderaatorid võivad lähtuda oma nii-öelda küsimuste esitamisel ja selle chatiga nii-öelda on võimalik jooksvalt liituda, nii et loodetavasti siia taha tekib selline omamoodi väikene diskussioon. Siis lisaks on meil kohal Joon Meedia, Talerannale Siiri Taimla, kes siis panevad selle diagnostika kirja siis läbi joonistuse ja ma ootan väga huviga, mis jääb läbi täiesti teise nii-öelda meediumi sellest päevast järele. Siis lisaks lindistab, miks ma hoia seda suurepärast punast mikrit enda näha ees on see, et kogu seda päeva siis salvestab Klassikaraadio, kes istub seal taskus. Ja ühesõnaga, kui teil on küsimus ka, siis palun kasutage seda.
et me peame natuke, ma loodan, et see ei takista sellist spontaanse arutelu arengut, aga et need asjad jääksid arhiividesse ja hiljem oleksid siis Klassikaraadio kodulehelt kuulatavad, siis ja küsige endale seda mummu. Siis meil on lõuna kell 2. Meil on väga palju väikseid ruume, nii et seal tagumises väikses ruumis. Ja õhtu me siis püüame kokku tõmmata kuskil kella 7 ajal ja kella 8 algab siis Artišoki 5. tegevusaasta tähistamine, sündmus, mis siis ühtlasi tõmbab kokku selle kriitikapäeva maratoni ja teiselt poolt tähistame ka siis selle Aika Eesti MTÜ pidulikku asutamist ja tervet hulka muid asju veel, millest me räägime võib-olla päeva teisel poolel pikemalt. Aga aitäh tulemast ja ma annaksin Kati Ilvesele nüüd sõna, kes siis juhatab sisse oma bloki ja kui need blokis osalejad, siis äkki nad võiksid nüüd lennata siia laale ja leida endale siin mikrofoni taga koha. Aitäh! Kui palju te arvasite lugeja, mis on lugeja? Et Heili enne ütles, et kunst ei huvita nii palju, muusika huvitab rohkem ja ka filme teater huvitab rohkem, aga kuidas see tagasiside teieni jõuab või? No, uuringuid selles suhtes, kes on need tellijad, kes on need lugejad, Postimehe lugejad, siis küll ei ole tehtud aastast 90 miskit sihukest uuringut, kus oleks tellija puhul analüüsitud, et mida ta, või küsitud, et mida ta kõige rohkem loeb ja mida ta tahaks lugeda. Et selline lugeuuring on kahjuks praegu jäänud tegemata. Aga mis meil on, me teame, et kes on need, kui vanad meil lugejad on, kus nad elavad, kui rikkad nad on, mis huvid neil on, seda me teame. Ja sellest lähtuvalt me siis ka teeme valikuid. Aga Postimehe puhul ongi see, et kuna me oleme kõige suurem, siis Postimehe näiteks minu sfääris on 400 000 inimest, paberis on alla 200 000 või 200 000 inimest nädalasi natuke rohkem. Me peame olema üldhuvitav, üle-eestiline leht, et me ei saa minna väga spetsiifiliselt liiga piitsaks. Et me peame pakkuma kõigile midagi. Ja samas aeg saab sinna nagu lütsidega sisse. Ekspress sellist iganädalast igavest statistikat ei tee, et viimane suurem lugejauuring, mis Ekspressi tellimusel valmis aastal 2009, 2 aastat tagasi, siis selle alusel Ekspressi põhilugejad kultuurivaldkondadest huvitavad kõige rohkem teater ja kirjandus ja teised valdkonnad siis jäävad nende taha ja kõige vähem huvitas siis sügavam muusika. Ma täiendaks, et see lugeja uuringu ajal muidugi meil ei olnud kunstitoimetajad, kui ju tekst ei ole, siis kuidas te saate öelda, et ma tahan saada crème brûleed, kui me pakume siin kaerahelbe pudru. Et inimesed nagu seda, et inimesed vastavad nagu neile küsitakse ja seal ka ei olnud selliseid, et kas te sooviks kunstist rohkem lugeda või arhitektuurist või disainist, et alati ju need sotsioloogilised uuringud on alati ju nende uurijate nägu, et me ei saa öelda, et see on selline absoluutne objektiivne tõde, et kui me kajastame mingisuguseid valdkondasid aina paremini, siis on selge, et selle valdkonna vastu tõuseb ka huvi, et ma olen täitsa kindel. Ja seda kindlasti lihtsalt paratamatult nendes lugejauuringutes tegelikult kajastab ka üleüldine kultuuritarbimine, et inimesed tõenäoliselt käivad teatris rohkem ja loevad raamatut rohkem ja käivad näitusel vähem. Kust te seda võtate? Vabandust, kust kohast millel põhineb teie nagu selline statistika või? Kas te helistate suuremate galeriide, muuseumite ütleme juhtidele, küsite, kui palju teil oli külastajaid näiteks võrreldes teatriga? Kas te üldse teate, kui suur on see tegelik vahe külastamise arvul ja teatrikülastuse arvul näiteks? Ei, seda ma kahjuks numbrid. Miks te siis väidate niisuguseid nagu selgeid valesid nagu? Kus te võtate seda? Aga kas teil on selle vastu olema statistika, mis peaks vastupidist? Statistikaameti kodulehekülg peaks olema mingid, ma ei ole ka praegu nüüd ammu seda lugenud, mul numbrid peal ei ole nii hea mälu, aga Statistikaameti uuringute peal peaks tulema küll välja, et kui palju külastatakse teatrietenduse, kui palju filmi ja kui palju see on aastate lõikus muutunud ja samamoodi seal peaks olema ka vist kunstigaleriide külastatavus.
no aga muidugi on selge, et kui me rohkem olete ikka kindel selles? Kirjutaks, siis ka külastaks neid galeriisid rohkem ja statistika näiteks midagi muud. Jah, see on tegelikult see, mille Karin enne ära ütles, et kui ei ole nagu, ei teki neid kajastusi või ei teki seda, et see peab seal olema, et kunstivisuaalkultuur peab olema päevalehtedes ja nädalalehtedes kajastatud, siis ei teki ka selle järgi nõudlus. Et noh, mul oleks küsimus Postimehele, et palju kui ma olen jälginud, siis see on mulje, et kõige rohkem huvitab Postimehe lugejaid nekroloog, kunstnike nekroloog. Et tasakaal on nagu väga palju nende mina küll ei usu, et see nüüd tõene väide on, ma ei mäletagi, millal me oleks mõnele kunstnikule head aega öelnud. Siiamaani me ütleme, enamjaolt näitajatele seda. Meil on pigem huvitav neid liiga palju kunstikriitika selles osas, et kui vaadata kunstilugusid, siis intervjuusid autoritega ja analüüse, üldisemaid analüüse, mis toimub kunstimaastikul, neid ei ole. Et pigem on nagu probleem selles, et võib-olla peaks lugejatele natukene rohkem tutvustama loojaid ja loojate mõtlemiseks kaasaegset kunsti, et kui on võime ju ikkagi rääkida sellest ka, et meie publik, ehk siis meiega Postimehe lugejad ei saa kaasaegsest kunstist aru ja seepärast nad ei käi näitustel. Aga seega võiksime nagu seisud koostööd teha teiega, et no meie inimesed saaksid sellest kunstist paremini aru. Ja see on nagu see asi, mille kallal võiks teha tööd. Aga ma ei arva küll, et me nagu nekroloogid on meil nagu aga kontra nüüdismuusikast ja klassikalisest muusikast saavad nad suurepäraselt aru, need 400 000 või? Ma väga sügavalt kahtlun. Ega kui see klassikaline muusika on samamoodi vaeslapse osas. Et kui ei ole ERSO ümber mingit skandaali, siis sellest ette ei jõua väike nupukene. Klassikalise muusika kontserdi järelkajasid praktiliselt ei ole. Nüüd festivali avalukk või et algas nüüd festival, sellest oli meil lugu sees, aga kas me järelkajastust paneme, selles me ei ole kindel. See on suur oluline festival. Minul oleks küsimus, kus teil see kaasaegne kunst pihta hakkab ja kus te teate, et sealt nagu saab aru ja siit tõesti enam aru ei saa. Esimene asi, kas mingi Picassoga on juba asjad selged või tuleb temaga alustada. Teiseks, kui te nii kindlalt teate, milles on probleem, et siin on kohutav lihtne mingisugune ärgas tiim kokku panna, kes iga nädal, kus see mingi chati korras kirjutab mingeid ägedaid mingisuguseid üldistusi, mis on kunst ja noh, kuidas ta vastu võidelda või mingeid muid asju. No absoluutselt tõde mul kahjuks ei ole, aga mida ma näen on, me saame Postimehe toimetus on natuke suurem kui see kultuuritoimetus, mis on 3 inimesest koosnev. Siis need inimesed, kes Postimehes töötavad, võib siiski pidada neid nagu selliseks meie modellugejateks. Nad on umbes samas vanuses kui meie lugejad on, nad on ka sellised üldiste huvidega, kultuurihuvidega sinna juurde ja kui on koosolek ja kui ma räägin erinevatest kultuurisündmustest, mida tahaks lehte panna, siis nende nagu reaktsioonide põhjal ma saan teha mingeid üldistusi. Et see oleks mu vastus, et ma näen seda, millest need inimesed aru saavad ja millest ei saanud aru. Mis on neil jah, et seda ma tahan vaadata, sinna ma tahan minna või siis, et kuule, et ära pane seda pilti, et see on keegi see aru, see on nii hall mingi mõtet kunst jälle suusega. Et ei ole vaja seda panna. Eks midagi muud ei olegi vaja, ei olegi see nädal, ainult kunst. Et kunst on, noh, ma näen need inimeste reaktsiooni järgi. See on see, mida ma saan öelda. Okei, ma saan aru, et teie arust on kaasaegne kunst nii, toodult tüütu, hall ja mõttetu asi. Ei, ma ei ole, minu jaoks on. Aga väga selgelt tuleb see välja, sellepärast kui te piirdute nagu sellise arvamusega, siis teie enda suhtumine on ju selgelt ju tuvastatud. Vabandust, aga te peate nagu täiesti loomulikuks, et selles valdkonnas nagu ei olegi vaja üldse midagi teada eriti, eks ole. Ei, ma just ei ole vaja kohal olla. Muusikakriitik või vabalt nagu jalutada läbi, mõelda midagi, sorry, see on ju
kui palju te ise sellest loete? Mille alusel te saate üldse nagu teha sellised, et kuidas meil on kajastatud? Mina loen iga hommik, õhtul ja öösel kell 2 ka. Väga hea, väga hea. Aga teised? See on tõsi. Väga hea. Ületatud tegelikult sama küsimus, mida Eval küsis, et kus näiteks Ekspressi lugeja jaoks, mis on aru saada, mis on kunst ja mis ei ole, vaid võib-olla hästi kirjutatud lugu on ikka aru saada. Keegi ei ole veel öelnud, et ei ole vähemalt tagasisidet saanud, et me ei saanud midagi aru. Seda ei ole lõppenud. tahtsin öelda, et ma olen ühelt poolt väga nõus sellega, et loomulikult ma olen teiega absoluutselt nõus, loomulikult see diskussiooni mitte kitsendamine, vaid täiesti valesti probleemi püstituse asetamine. Aga kes selle probleemi püstituse valesti asutas, oli Karin Halmas Murula. Ühesõnaga selle asemel, et rääkida sisuliselt ja ütleme analüütiliselt ja mõelda selle üle, eks ju, milline on kunsti funktsioon ühiskonnas, kuidas kunst tänapäeval üldse on, tähendab, isegi nagu see aru saama, et kunst ei ole enam selline eraldiseisev autonoomne killut, ega ei ole see kunagi olnud, see on olnud üks illusioon, vaid kunstil on alati olnud sotsiaalne dimensioon ja funktsioon. Ühesõnaga tema tegelikult nii-öelda pani selle rõhuasetuse algusest peale valesti ja ta tegi seda loomulikult väga selgetel ideoloogiliste põhjustel. Nii et ma lihtsalt tahan öelda, et see nii-öelda see mitte, et keegi teine, mingisugune huvigrupp tahab alustada debatti Karin Hallasega. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes kaasaegne demokraatlik kunst ei olegi suunatud ühele kitsale huvigrupile. Tähendab, juba see teemapüstitus on vale, et kui lesbi kunstnik teeb kunsti, siis ta teeb ainult lesbidele, see on täiesti absurdne. Selles mõttes, nii et selles mõttes ma tahan öelda, et Karin Hallas täiesti absurdne see ei ole. See on absurdne selles mõttes, et ta ei tee seda mitte kunagi ainult, eks ju, oma mingisugust kitsa huvigruppi. Ma ei tea, ja ta võib teha, aga see jõuab välja sealt. Okei, isegi teine asi, mis ma ütlesin, ma ei tea, kas see üldse töötab. Aga ma ütlesin, teine asi, kui ta seda ka teeb, siis väga hea. Et siis loomulikult ma olen juba nõus, et see on laiem osa ühiskondlikust debatist. Et selles mõttes see on täiesti vale teema püstitus, ma olen teiega absoluutselt nõus. Aga nüüd küsimus ongi selle, et kui kunstihoone uueks juhatajaks saab inimene, kes üks-kahest, kas ta on öelnud selliseid asju, nagu sealt intervjuust loeti provokatsiooniks, ehk siis sellel on mingisugune, ütleme, kunstipoliitiline või selline teatud ideoloogiline, kuidas öelda, põhjus, ühesõnaga väga selgelt, mis on kuskil nende väidete all, eks ju. Või siis ta ütleb seda sellepärast, et tal tõepoolest puudub selge arusaam sellest, mida üldse kunst kui sotsiaalsel väljal toimib fenomen tähendab. Ja need on asjad, mille üle me tegelikult peaksime mõtlema. No jah, see on pigem nõukogu koostööd. Mida selle platvormiga valiti siis? Need on ikka seda platvormi. Vaevalt seda platvormi meil oli. Või kas, vabandust, või kas ei võinud olla ka see, et sellest kuulali, mida ma väga loodan, Karin Hallasel olid õhuasetused teised, aga pärast, kui ta kirjalikult valmis sai, loksus selleks. Praegu tõepoolest lugeda seda Postimeest, siis oli mitte hämmastav. Ma ei saa ka armastanud, et ta siukse intervjuu meile andis. Meie õhuasetust ei muutnud. Et me olime ise ka väga hämmastanud selle üle, aga mis me teha saime, inimene räägib nii ja me jälle ära inimeste sõna. Väga tore. See on ju täiesti autentne, tähendab, kui ta nii vaadis, siis mul oli hea meel lugeda seda lihtsalt. Et ega siin on siis küsimus nagu tsensuuris, et me ei saa ju siis tsenseerida Karin Hallast seda intervjuud. Et selles mõttes ta oli lihtsalt autentne tekst, nagu ta rääkis. Ja see mind huvitas näiteks, mida ta räägib, et selles mõttes see oli väga hea. Ma arvan, et meil oleks selle intervjuuga hästi. Aga asja nüüd jätkab. Okei, mul on selline küsimus, mis on saanud niisugust vanast klassikulisest ajakirjandustavast, et võetakse siis erinevaid arvamusi ekspertidelt lisaks, et ei piirduta ühe allikaga. Kaldast vist ei kommenteerida.
ei kommenteerinud. vähemalt ERR-i uudises oli küll niimoodi. Aga see puudutab natuke üldiselt, et kuidas teile tundub, et kas selline asi on hääbumas või et see ei ole enam kombeks vist tehtud? Seda tehakse, aga kindlasti väga vähe näen. Kui võiks rohkem teha. Et loomulikult võiks seda rohkem teha. Aga antud hetkel oli ju ikkagi, me tutvustasime ametisse valitud juhti ja tema mõtteid. Aga oletame, et kui nüüd keegi näiteks feministidest tahaks reageerida, et mis oleks läbi Postimehe, vastates konkreetselt selles intervjuus välja öeldule, et mis see formaat oleks või kuidas see peaks lugejakirja? Loomulikult saab lugejakirja proovida kasutada, see ei ole see ju halb variant, aga võimalik on veel ikkagi teha kas siis intervjuu temaga või siis jah. Aga see intervjuu initsiatiiv kas on üldse mõttekas minna sinna, nagu seda tõesti, nagu sa ütlesid õigesti, et ERSO skandaal tuleb sealt, et kui see dialoog päädiks sellega, et kas on lesbikunsti meil vaja või ei ole, no kas ei ole nagu vale tee? Muidulik eriala meedia ja tegelikult oli siia palutud ka Estonia naastus, Liina Siib ja Eero Etner, aga ei ole jõudnud kohale, mis on mõnevõrra kummaline, sest et ma sain aru, et Liina kindlasti oli tulemas. Helistame. Aga ma helistage. Üks teema, mis pidevalt kerkib üles, on just selline vahendamise teema nii-öelda, et selline pidev paine, et meil peaks olema rohkem korrespondente, et meil peaks olema kõik need eestlased, kes järjest rohkem lähevad ära, eks ole, massiliikumine, eriti kultuuri noorema generatsiooni hulgas, et kuidagi neid ikkagi nagu rakendada ja ikkagi kuidagi rõhuda nende mingile ma ei teagi, vastutus või missioonitundele selle kohalikus keeles, mida nad üritavad maha jätta ja pumbata neid mõnikord ikkagi mingeid lugusid välja, et nad räägiksid maailmast või midagi sellist. Ja siis teine variant siis saada nii-öelda kuidagi vastupidiselt selliseid välismaalaste sissevaateid meie kohalikule skeenele, et mida keegi arvab nii-öelda mingist näitusest nii-öelda sellise peaaegu fetišeeritud kõrvaltvaataja pilguga. Ma praegu kirjutan igal juhul, kui ma nagu aga ma tahtsin oma ajakirjast, eks ole. ma tahtsin, siin tekib jälle see järelkasvu probleem või see enne oli ka kuskil küsimus, et kuhu need kaovad, keda KTI põhimõtteliselt miks nad ei jää kirjutama või miks nad kirjutavad ära 2 lugu, okei, meil on üks teema loomulikult see et noh, me ei saa vaadata lõpetajate peade põhjal ja lõputööde teemade põhjal ja siis teha hinnanguid, et kellest saab kriitik, kellest ei saa. Sest tegelikult ega ei ole Eestis nagu seda kunstikriitiku ametit, paraku ta taandub sellisele edevusele, missioonitundele, kriitikule inimlikele tungidele ja kui inimene tahab kirjutada, siis ta leiab selle niši Eestis kindlasti, kui ei taha, siis ei saa ta sundi. See on ikkagi, tähendab, kriitik on selles mõttes nagu natukene avalik isik, et ta on kunstnik. Et sa lähed, kui sa avaldad teksti, siis sa lähed juba potentsiaalselt tapama. Sulle võidaks öelda, et tekst on kohutav, sa saad näiteks kunstnikult tagasisida, et sa on ikka täiesti idioot. Ja järelikult sa võid teha emotsionaalse otsuse, et see elu sees ei kirjutada ükski kunstikriitikast kriitik. Et see on valdkond, kus on väga palju vastutus. Ja ma arvan, et ma ei saagi nõuda äsja lõpetanud kunstiteaduse instituudi lõpetanud seda, et ta oleks näiteks paugu pealt võimeline minema näiteks Postimehesse tööle ja produtseerima vähemalt iga nädal ühe näituse alust. Mingis mõttes on erasektor selle probleemi me juba lahendanud, sest Postimees ei võta inimest tööle. Ja ilmselt ei tule siin ka muutust, et enne te panete selle arvamuskultuuriga et see on lihtsalt nagu see taandub missioonile edevusele ja kindlasti kogemus.
võib-olla tooks esile neid erinevaid mudeleid, kriitikumudeleid, et noh, ütleme meid Tartu Ülikoolis omal ajal koolitati niimoodi, et sa ei suhtle kunstnikega, et sa lähed näitusele, sul on nagu see pagas õpitud, mis sa oled õppinud koolis, siis sa vaatad neid töid, eeldatakse, et sa tead, ütleme, tausta, selle kunstniku tausta, nende esteetilist tausta, ajaloolist ja nii edasi, ja siis sa oled võimeline kirjutama sellest artikli. Ja noh, ütleme, see on nagu selline mudel, kus kriitik ei suhtle kunstnikuga, noh, see oli nagu modernistlik mudel, eks ole. Samal ajal, noh, ühesõnaga, see, mida ma nüüd praegu näen juba nagu tugevamalt, on see, et kriitik on spetsialiseeritud. Et ta näiteks spetsialiseeritud ainult selles segmendis ja kui ta midagi ütleb, et siis see on nagu kõva sõna. Ja siis ütleme see spetsialiseeritud mudeli kriitikud nagu üldselt imestavad, et kuidas sa oled võimeline kirjutama korraga näiteks, ma ei tea, seal Karl Pärsimäest, Jüri Palmist, Jaan Elkenist ja siis Maria Arusoost, et noh, et millega sa siis ise nii-öelda identifitseerid ennast? Ma ei saa aru, millest me räägime. Üle maailma on ju komme, et kui tekib uus sihtgrupp uue seltskonna, uue ideega, siis ta tuleb välja, ta avab mingisuguses formaadis, kas ajale, online ja whatever, ja ta töötab ennast üles. Nii on käinud ja vähemalt meedias kogu see värk minu teada. Alati on kuskil mingi avalik õiguslik, mis on nurgast nurka, pühib kõik prahi kokku, teeb sealt mingid käkkid, aga need ideoloogid on ikkagi alati oma kitsa ideoloogilise suunitlusega väljaande luujad. Kahtlemata, loomulikult ma ei vaidlusta siin midagi, ma lihtsalt nagu tahan teada, kuidas mu raha kulub. Palun, kus on need nišid ja hakkaku pihta? Ja tõmbame selle kohti kokku ja teeme 5 minutit vaheaega ja siis vaatame edasi, mis toimub omaalgatuslikult kultuurimeetmes. Aitäh! Helen, sa oled eriti musi. Ei, ma ei ole musi, see oli niimoodi, et Kats küsib, mis kord me ei mõeldudki pealkirja või? Mina olen niimoodi, me ei jõua enam, hakka laadima, pane sisse. Nii et, ära palun tee enam. See on nii hea, minu meelest see on nagu kõige parem pealkiri, mida ma pannud olen. See on isegi veel parem kui Provintsiaalmuuseum. Aga see ei ole mitte taotlusega, see sellest, et me üldse jõuda. Sa peaksid ka kuskil istuma. Okei, mul tekiski küsimus, et huvitav, kas ma peaksin ka kuskil istuma? Okei, eks ma siis istun. Kas sa tuled ise ka üles või oled sa seal moderaatori laua taga? Ma nüüd lähen seal ma ei saanud üldse, mis ma siin üles läks, sest muidu oleks nii üle olnud, ma ei tea. Ma ei tea, mis ma siin üldse läksin. Kurat, see oli hea, nüüd tekib nagu tagantjärgi küsimus, esitasid tähendab seal see erialameediat. Jaa, täpselt. Laimrel on oma ajakiri, et see on ka. Mul on ka. Siis võrreldes näiteks tõesti Kunste Sirbi ja Estonian Artiga, kes siis kõik on ikkagi rohkem või vähem ettearvatavalt, aga siiski riigi poolt toetatud, aga järjest viimastel aastatel on siiski esile kerkinud terve hulk initsiatiive, mis siis tõesti tulevad sellise rohujuure algatusena ja enamasti ilma igasuguse sellise materiaalse kapitalita või teatava kapitali toel siis tekivad ja seda problemaatikat, need, mis nende hulgast ellu jäävad, siis tegelikult see nii-öelda omaalgatuslik kultuurimeedia juba tegelikult hakkab minu meelest üsna palju rolli mängima ka võrreldes sellise nii-öelda eriala väljaannetega ja ma arvan, et neid kahte, mitte isegi poolust, aga kahte võimalust või teatavaid neid platvormide erinevusid ja sarnasusi võiks tegelikult täna arutada, aga kui te kuulasite nüüd seda eelnevat erialameedia kohti, et kui paljud probleemid, kui paljude teemadega te selles mõttes suhestusite või kui paljud tulid teile tuttavad ette või mis näiteks üldse ei haakunud või mida te sellest eelnevast päevast siin kell saab 6 juba, mida te endale olete välja noppinud? No mina ütleks
väga palju suhestusin selle erialameedia blokiga, võib-olla ainult selle vahega, et mul reaalselt ei ole võimalust tellida mitte ühtegi artiklit, kuna meil absoluutselt puuduvad honorarid ja meil puuduvad ka palgad, siis ausalt öeldes meie nagu kirjatükid on kirjutajate motivatsioonist tehes, et selles suhtes mul ei õnnestu, isegi kui on mingisuguseid väga huvitavaid nähtusi, millest me tahaksime kirjutada, siis ma võin paluda ja võib-olla leida kellegi, kes tahab kirjutada sellest teemast, aga ma ei saa otseselt tellida, et kui huvi puudub kirjutajatel või ma lihtsalt ei oska leida nagu õiget inimest, kellel võiks see huvi olla, siis meil lähevad nagu väga paljud väga olulised teemad seetõttu just välja, et lihtsalt kas siis me ei leia kedagi kirjutama või siis jah, ei ole nagu võtta kedagi, kes oleks valmis tasuta seda tegema. Et tõesti, ma usun, et mis viimased numbrid meil on ilmunud, meil ei ole ühtegi suvalist artiklit olnud, et kui on ikka kehv lugu, siis see ei ilmu lihtsalt. Ja et see just, et siin kirjutavad vähese kogemusega inimesed, siis on näiteks kui nad on eriala inimesed, siis loomulikult neil kirjutajana võib-olla ei ole mingit tohutut kogemust, aga neil on mingisugune muu väärtus, mis kompenseerib selle ja koostöös toimetajaga on nagu võimalik täiesti normaalne tekst välja töötada. Aga ma vaatan, et kes meil siis siin on, et vähese kogemusega kirjutajad siin viimases on Peeter Sauter näiteks ja kes siin on veel kiiresti tuvastada vähe. Tauri Vaarik on siin üks vähese kogemusega kirjutaja ja ütles, et tegelikult neil ei ole nii kehvad kirjutajad. Ei ole üldse hullu, jah? Et tegelikult ka head kirjutajad kirjutavad, kui küsida. Ka siin tahvlilt käis läbi vist, kas Maria ütles, et te räägite kogu aeg rahast, aga rääkige sisust, aga minu meelest nagu rahast rääkimine on siiski nagu ikkagi ka nagu õigustatud või see on teatav probleem. Ma mõtlesin selle peale enne, mina mingis mõttes, mul on see rahast rääkimine nagu ka üle visanud, aga ma räägiksin pigem nagu ajast, et kui tegemist on nagu vaba ajaga, siis ma ei tea, kui õigustada on siin, mingis mõttes see on sünonüüm, et aeg on raha, et kui lihtsalt mõned asjad jäävad venima, kui inimestel, kes seda teevad, ei ole aega, sest et nad paraku on raha teenimise eesmärgil sunnitud oma põhiaja millegi muuga tegelema. Just täna, kui ma kuulasin seda arhitektuuri ja disainikriitika blokki, et siis mida vist Margit Mukso ütles, et kuulge, et ta ei saa võtta, näiteks kui keegi tahab kirjutada heast peast lugu lasteaedadest või laste mänguväljakutest Tallinnas, et ta ei saa seda sinna sisse võtta, et mis mõttes järsku ühel reedel ilmub lugu nagu mänguväljakutest Tallinnas. Ja siis ma mõtlesingi, et see ongi tegelikult nagu see erinevus, ma võtaks selle nagu kohe vastu, küsiks järje, looks talle täägi. No just, kas te selles uues lehenumbris, mis täna hommikul välja tuli? Et minu tuli ettepanek teha lugu sellest strippar Markost, siis ma mõtlesin, et kus kohta ma panen tema nagu linnaruumi ei lähe. Aga selleks on meil väga tore rubriik, meil on rubriik hedonist ja sinna justkui sobis nagu ideaalselt. Nii et tegelikult ka neid nagu, neid tääge saab nagu ümber mõtestada üsna lihtsalt. Aga kuna isegi inimesed, kes meile kirjutavad nagu järjepidevalt, absoluutselt ei jälgi formaate, siis me suhteliselt nagu töötame iga kord uuesti välja nagu uue vormi. Aga selles mõttes, mingis mõttes on see ka nagu kujundajale põnev, et nüüd on küll nagu lehe maht nii suureks läinud, et see käib teil ilmselgelt üle jõu, me peame endale abi leidma. Aga selles mõttes, et ta ei täida lihtsalt nagu seda vormi ja samamoodi ei täida me ka neid rubriike nagu lihtsalt mingisugust, et nii, siin on meil nüüd see kindla tähemärkide arvuga mingisugune raamatu arvustuse koht, et selles suhtes, minule meeldib see mängulisus ja mulle meeldibki see, et iga kord on nagu mingisugune uus vau-efekt, et et proovime äkki nii hoopis teha, et see on, ma arvan, et see küll võtab rohkem aega
aga see ongi nagu üks põhjus, miks teha, nagu sa isegi ütlesid, et miks sa seda Artišoki nagu alustasid. Et ma arvan, et see on üks väga suur nagu initsiaator, et miks veel on säilinud see enese motivatsioon ja tahtejõud. Maariga nõus, et Free Willi ajakirjanduse formaadimängud, et kui oled meile kellelegi pakkunud selle variandi, eriti veel noortele, julgetele üliõpilastele, siis pigem nad just saadavad neid kaamitsetud tekste. Täpselt, ja see on väga palju, et sa võid olla uutmoodi, püüda, ma ei tea, suhelda autoritega, eks ole, nii ja naa, aga mõnes mõttes ikkagi selline, kuskil peas on nii selgelt need kammitsed on olemas, et milline peaks olema, kui ma millestki üldse kirjutan, eks ole, mis on väga raske on tegelikult, just kui inimesed ei ole juba aastaid kirjutanud, siis tegelikult mingeid uusi kirjutajaid, võib-olla Merit oskab öelda või ka Helen, kellel on neid nii-öelda teistelt valdkondadest. Jah, ma just tahtsin seda öelda, et võib-olla nagu see põhjus, mis meil need tekstid alati nii isenäolised ongi see, et minu kogemus on, minu lühike peatoimetaja kogemus on see, et kõige kehvemad artiklid tulevad ajakirjandustudengitelt. Nad absoluutselt, näiteks neil ei ole mitte midagi öelda, nad ei ole mitte ühestki valdkonnas nagu pädevad. Ja nende tekstid näevad kõik täpselt ühesugused välja, et selles suhtes ma arvan, et meile kirjutavad väga palju just need, kes ei ole õppinud otseselt ajakirjandust, et inimesed, kellel on selle sisu kohta just midagi öelda, need vormid, seetõttu on igaühel nagu oma nägemus sellest. Ega tähemärkide arv iseenesest ei tähenda, et sa ei saaks seal midagi öelda, selles mõttes sa lihtsalt ütled seda kontsentreeritumalt ja on loogiline, et seal jäävad ära need suured sisse- ja väljajuhatused, tausta andmised ja nii edasi, aga võib-olla siis võikski nagu treenida ka kirjutajaid natuke mängima selle teksti ülesehitusega või võtma seda väljakutsena, mitte lihtsalt sellise ülad longu lasta, et mida ma ikka suudan umbes, et ma ei saa sellega, ma ei suuda midagi, ma ei suuda lausetki alustada sellise tähemärgite piiriga. Et selles mõttes see on minu meelest väga tervitatav ja see on minu meelest ka statement tegelikult kunsti e-poolt vähemalt. Mina kirjutajana lugesin seda statementina, et sul on 2000, 4000 ja 10 000 või 2000, 5000 ja ühesõnaga kuskil umbes sellises piirmääras. Tegelikult algab 5000-st, aga põhimõtteliselt loogika on täpselt õige, et kui peavoolu meedia siis võtke see näitusega alustada liik, et sealt on 1000 tähemärki maha kärpida. Ja ei ole mingit nagu virinat selles mõttes, et absoluutselt, aga see on üsna lõõdlik žanr, sellepärast, et minu nii-öelda guru või õpetaja on Raisi ülikooli professor, kes on, ma ei tea, maailma tippülikoolide professor, tema ütleb, et ta treenib ennast kirjutama väikest žanrit, 1000-2000 tähemärki. Et kui temal kõlbab, miks siis meil ei kõlbab, ütleks nii. Lähme seda ikka asju täna, teeme mingi uue kohtumise selle jaoks. Ja nüüd on see koht. Kas äkki oleks võimalik, et sa vähemalt ütled, mis see seis on? Ja ma võin rääkida sellest, mis selle seis on. Sellepärast seis on väga lihtne. Vaadake, Eesti Aiga on toiminud tükk aega selline algul ta vist sündis mingite ideaalidega, rääkida kaasa, olla erialainimeste esindusühing, vaiema avalikult filmis ja nii edasi. Siis tuli see, kus temast sai see Margi klubi nii-öelda ja siis ta vajus täiesti ära. Ja siis viimased peaaegu 1,5 aastat, mida me oleme siin püüdnud arutada ja mingi kokkusaamisi teha, on ikkagi see, et taas tekitada Aiga, aga mitte Margi klubina, et siis sellise tasuta näitustele sissepääsu nimel, aga tekitada see ikkagi tõesti sellise nagu tugeva eriala inimesi ühendava organisatsioonina, mis siis ühtlasi kõneles ka selle valdkonna enda arendamise eest ja selle valdkonna mõtestamise eest, sest et siin on ka see teema, et mida me mõistame nagu kunstikriitika all, aga see tegelikult see diskussioon on tegelikult toimumata täielikult, et kõigil on arusaam nagu enda peas, mis asi on arvustus, mis asi on kunstikriitika
kriitika, mismoodi, mida on võimalik teha 2000 tähemärgiga, mida mitte ja nii edasi. Tegelikult selline arutelu kriitika paljususe üle ja kriitika kaasaegsete variantide üle, mis teatavad kriitikavormid siin on minu meelest rehabiliteerimata, on täielikult olnud puudu. Et ma ütlen ausalt, et mind isiklikult see margiklubi hetk väga ei huvita, meil on vaata šoki pressikaart, aga meile suurepärane äkki sissepääsu ja seega see on ka koht sellest AIKA traditsioonilistest tegevusülesannetest, millega mina isiklikult suhtun kõige vähem suhestuda. Aga rääkides selle asjade seisus, siis kevadel oli üks koosolek, mis kandis pidulikult nime reanimeerimine ja seal tegelikult kriitikapäev, mida me oleme siin tänase maratoni kaasa teinud, tegelikult ei toimunud juba kevadel, siis ei olnud kellelgi aega ega jaksu. Ta lükkus sügisesse ja sellel koosolekul oli ühtlasi ära otsustatud, et tuleb tekitada MTÜ ehk siis mingi juriidiline isik ja lisaks valiti juhatus, kuhu kuuluvad Reet Vardlan, Indrek Vigor ja mina. Ja AIKA esindajana Kunstnike Liidus istub Maria-Kristiina Soomre ja revident oli Mari Kartau. Ja ühesõnaga on olemas fiktiivne organisatsioon, ilusti paberid kõik näeb välja. Siis terve suvi me asutasime seda MTÜ, kellel ei olnud paroolikaarte, kellel ei töötanud paroolikaardid, no mida iganes. Nüüd see MTÜ on pidulikult asutatud. Ja tegelikult selle tänase päeva mõte oligi see, et mõnes mõttes siit võiks nagu välja kooruda just see diagnostika, et diagnostika nagu teile kõigile, aga diagnostika ka sellele organisatsioonile või platvormile, et mis see olukord on, millega oleks mõtet tegeleda, kellega võiks rääkida, kes võiks rohkem läbi käia ja nii edasi. Et selles mõttes mina mingis ideaalplaanis näeksin AIKA-t ikkagi üsna aktiivse tegutsejana, mõnes mõttes heaks eeskujuks on kunstiteadlaste ühing, mis on viimasel ajal tunduvalt aktiviseerunud ja tõesti püüab olla oma valdkonna eestkõneleja ja teatavate protsesside kaardistaja ja üldse rohkem pildid selle läbi. Et midagi sellist ja sama spetsiifilisemalt sellega tegeleda võiks olla ka AIKA. Siin on nüüd mitmeid probleeme. Esiteks tundub, et kellelgi ei ole energiat ega aega. Täiesti vana teema. Teiseks see, et taastada nii-öelda ametlikult juriidiliselt ühendus AIKA peakontoriga nõuab ka energiat ja aega ja lisaks sellist meeletut tahet läbi närida ennast prantslaste kommunikatsioonist, et kuidas see kõik peaks toimuma, milleks ei ole energiat ja aega. Ja minu küsimus tegelikult ongi see, et mis mõte sellel on või? Selles mõttes, et tore, meil oli selline 7 tundi maratoni siin, eks ole, ja me loodetavasti te ei kao vaid kohe me jätkame tähistamisega ja nii edasi, aga lihtsalt see, et kes sellest huvitatud on ja mind tõesti huvitaks see, kes on millest huvitatud, sest et üks asi, mis on toimunud, on need kunstikriitika lugemisgrupid, mis ametlikult toimuvad AIKA Eesti ja Artistoki nime all, kus minu meelest ja see AIKA Eesti sai pandud sinna väga palju ka sellepärast, et mitte mõjuda, et see on mingi Artistoki mingi noored jälle teevad mingi oma asja, sest see avaks selle teist inimestele, aga ei ole huvi absoluutselt, et me jääbki noored inimesed, mis on väga okei, aga mina leian sellest AIKA sildist ja küljest selles mõttes, et võib-olla peakski võtma. Küsimus ongi see, et kuidas tekitada mingeid tegevusi, mis puudutaksid siis neid, keda näiteks lugemisgruppi huvitab, et mis siis kedagi huvitab. Et ühesõnaga selline asi on. Võib-olla siin on küsimus selles, et kes on praegu ikkagi nüüd selle MTÜ AIKA liikmeskond, et kas see on põhiliselt selle vana surnud organisatsiooni Eesti AIKA liikmed, ehk tegelikult inimesed, kes sinna 90ndate alguses astusid, kes tollal olid aktiivsed ja tegevad kunstikriitikud, aga praeguseks tegelikult väga paljud neist enam kirjutati, kunstid ei ole surnud, nad ei ole aga ütleme, et nad lihtsalt tegelevad, inimeste elud muutuvad, eks nad tegelevad muud asjadega, neil on teised tööülesanded, et selles mõttes, et kui palju seal sellised ikkagi nagu tõesti aktiivselt tegutsevad kunstikriitikud, ilmselt on ainult mingi, ma mõtlen ette, mis 50-40% sellest nimekirjast või ma eksin. Aga üks on umbes see, et üks
kes on nagu tegutsev kunstikriitika, kas sealt veel eraldi protsent läheb maha, kes jaksaks tegeleda ka valdkonna üldiste probleemidega. Ma näen, Maria on seda taha tükkinud, et kui ei ole aega, ei saa väikest või ei ole huvi, või on teised huvid, uued väljakutsed, et tõesti, et me peaksime või võiks jõuda mingile konsensusele, et kui Aika on kellelgi on jaksu tegeleda selle Margiklubi teemaga, palun, kui kellelgi seda Aikat on vaja siin selle jaoks, et saaks nagu nii-öelda kas või EKA-i volikogus, siis see on ka palun, aga lihtsalt või ta peaks korraldama selliseid asju nagu täna umbes veel või midagi sellist, et mida ta peaks tegema, aga selles mõttes on see, et mis on nagu muret tekitav, ongi see, et asi jah ei ole nendes aktiivsetes kriitikutes, aga jah, see protsent, kes viisib selle valdkonna või vabandust, ma ei teagi, jaksaks tegeleda selle valdkonna üldise arenguga, et see protsent on nagu veel väiksem ja nüüd ongi küsimus, kas see protsent on piisav, et veel midagi teha, minu meelest muidu hetkel ei ole, et ma ei tea, et nii et ma tahaksin isiklikult teid tänada, sest et need hetked, kui mina ei jaksa, siis mul on tunne, et meil on olemas meeskond ja praegu ma võin öelda, et mulle väga meeldib teha asju meeskonnaga ja just see, et meil on mingi arutlusplatvorm, et me saame teha selliseid toimetuse koosolekuid, kus sa tunned tõesti, et sa ei pea keegi vastu üksi selle asja eest, aga just nimelt see on selline jagatud vastutus, mistõttu ma arvan, Artišok kestab edasi. Nii et kui te teete endale isikliku meedia, kohe ütlen, ja kui te teete endale isikliku meedia, siis kindlasti moodustada kohe sama toimetust, ma väga soovitan, see on väga apiline. Nii, Indrek. Mina jätan täna mülisemata. El naara. Tähendab tegelikult, ma arvan, et me peame hoopis rääkima Maarinist. Selles mõttes, Maarin oli see, kes ta ei ole nagu ilmaasjata punased. Täna oli kõige väljapaistvam selles mõttes, et Maarin on ikkagi nagu selle asja alguses. Ja Maarin, kas sina mõtlesid selle nime ka välja, eks? Ei, see oli Marguselt. Margus mõtles nime, sina tegid esimese teksti, Anja, aga see oli sinu tekst? Jaa, see oli minu. Et ühesõnaga, tegelikult kui Maarin ei oleks nagu kõik need 5 aastat olnud selle asja keskmes, siis vaevalt, et Artišok täna 5. sünnile peaks. Vastab tõele. Te peate andestama sellise ennast ümitava meelelu, mis meil siin on. Me teeme seda ainult korra. Ainult korra 5 aasta jooksul. So the background information is that in spring our internationally very well-known jewelry artist Kadri Mälk had such an idea that why do only jewelry artists make jewelries? Why don't art critics make jewelries? And so she got a young art critic, Heli Sõrmus, to curate a very untraditional such exhibition, Ehed Teoor. The title of the exhibition is Ehed Teoor, which is kind of mixed word, which doesn't mean anything. But in spring, she made an open call to all art critics and colleagues. Please join this art exhibition that you will make art jewelry. And so I was one of the victims. And so my logic was that if I would take part in the exhibition, then the jewelry should mean something, or it should have some practical meaning or practical thing. And because I had a conceptual idea in 1990s to give orders to all Estonian art people, because at that time all these art people were very, how to say, low position,
no money, and they were always burning hearts to make art. But nobody noticed them in this harsh capitalism. And so it was such a conceptual idea published in Sirp weekly magazine to give an order of pure gold to all art people. And of course some people laughed at it and some were angry with it, the idea. But now in 2011 I thought that if to participate in this exhibition of art critics making surely, then now time has changed and now I should make a real order. And out of silver and gold to show that, and I really at once thought about Marin, that Marin has done such a good job for a long time already, and so that this order would belong to Marin. And actually then I thought about another younger colleague who is younger than me, Hanno Swans, but he's I guess missing just now from here. And the idea is that the order should be temporary, in that sense that after a year Maureen should give it to the next colleague she respects very much. And it's also kind of criticism towards prizes for given to Estonian art critics, because I think that there are too few prizes, and they are very unflexible. They are given very unflexibly, because they usually the art prizes are given for some monograph or not some real thing, not like you can touch, but never ever to curators or art critics or how to say, those people who make work that is outside the frames, and that's why Marin is actually doing really good job for a longer time already. And so here is the order, which I stole from the exhibition just now. The exhibition is in Ida Gallery, and it's going on very close to this place in Old Town, which is Julie Gallery. And the exhibition itself will last until November, which kind of date I don't remember. But anyway, Maureen has to give it back to the exhibition tomorrow at 11 o'clock. But meanwhile, I'm really, I have this honor to say that compliments. Sorry, because I am art critic, not artist, so my role is only conceptual, but the design was made by Margus Tamm, who is standing there with the order performance orders he made some years ago. And it is realized by goldsmith Heikki Puch, professional goldsmith, and it's made of silver and pure silver and pure gold, price of which is rising, as you know, in the world market every day. And this is no coincidence. It means that the materials are meaning, have this meaning. For Maureen.
Pidi Houston efekt. Ma loen siis ette mõned palad artišoki argipäevast. Kõigepealt valikulisi tükke teisipäevast 4. jaanuarist 2011. Minu meelest on artišok viimasel on muutunud kuidagi kollasemaks.